Võimane. Jätsin ka võtmed asjad, jätsin koju. Ja ma ei saa lihtsalt tuppa sellepärast, et mitte keegi ei ava ust mulle. Nii, ma võtsin täna kaamera kaasa ja nüüd me lähme sööma. Ma võtsin oma enda lõuna kaasa sellepärast, et ma olen väga kokkuhoidlik. Nii mu raha on, nüüd ma võiks tegelikult osta, aga ma olen ikka väga kokkuhoidlik ja la vaja laristada. It sounds like Finnish. How does it sound, the language? Motherfuckers got iced. Oh fuck, täna oli kuradi raske päev, mitte ühtegi müüki tulnud täna. Damn. Aga ei ole väga hullu, sest ma võtan seda tööd nii kuidagi pohhuistlikult selles suhtes, et vahet pole. Homme on uus päev, homme läheb. Aga mul on paar huvitavat asja ka selles suhtes, et täna mul töö juures helistas mingisugune tüüp ja tahab teha pilti enda ettevõtte mingisugustele toodetele. 6 pilti ja annab soti mulle selle eest. Easy money, homme toob mulle tooted, ma teen talle pildi ära, väga lebo. Ja nädalavahetusel lähen ühele peole, lähen fotograafiks tund aega, teen mingi portreepilte, lihtsalt pärast saadan kõik ära ja $70 lihtsalt kohe 1 tunni eest. Ka lebo, easy ots. Päris huvitav, sellest fotograafia poole pealt on ikka raha võimalik teenida siin. Tuleb lihtsalt leida inimesi, kelle kaudu seda teha. Aga teate, mis ma täna veel lähen tegema? Ma otsustasin, et põhimõtteliselt kolin oma praegusest kohast ära, aga umbes alles 2 nädala pärast. Sellepärast, et üks eestlane tuleb siia Austraaliasse ja me võtame koos elukoha. Nii et ma lähen täna vaatan nüüd põhimõtteliselt korteri, mida me plaanime võib-olla rentida. Vähemalt mingi märtsini, siis tuleb Calvin, tuleb Austraaliasse ja jõua seda oodata, kui sa vaatad seda praegu, siis tule juba, kurat. Ma olen nii valmis selle jaoks, et sa tuleksid, nii et vai. Aga, mis see siis jääb? Kas see läheb linna ka? Melbourne Central läheb. Aga ma ütlen ausalt ka seda, et see töö, mida ma praegu reaalselt teen, see ei ole töö, mida ma tahaksin mingi üle kuu aja teha. Et tahaksin mingi detsembri lõpus, jaanuari alguseks tahaks uut kohta saada. Aga ma olen rääkinud, et mulle kohati meeldib see, kohati ei, aga päeva lõpus ikkagi see võtab nii palju aega lihtsalt, et nagu ma saan palka ainult 6 tunni eest, mis on tegelikult on okei sellest, kuna palk on ikkagi enam-vähem normaalne. Aga lihtsalt ikkagi mul ei jää nagu üldse aega tegelemaks oma hobidega, sellepärast ma ei suuda ka blooge panna normaalse ajal üles, sellepärast et lihtsalt nii pikalt olen tööl. Mul ei ole aega teha neid, mul ei ole aega töödelda neid ainult nädalavahetuseti põhimõtteliselt. Et sellepärast ma tahan tööd vahetada. Aga ma annan sellele vähemalt 6 aega. Nii, ma just jõudsin koju ja nüüd ma teen süüa endale. Ja kuna te tahtsite teada, mida ma söön, et ma näitaks natukene seda, siis ma näitan teile, mida ma söön ka. Vaadake, minu toakaaslased söövad ainult rämpstoitu. Aga mina tulen koju. Praegu mis mul küpseb siin on mingid vorstid. Siis mul on torti siin. Mul on räiga magus isu. Ja siis mul on siin riisi ja kana. Täna sain tööl süüa seda ja nüüd õhtul saan seda süüa. Õhtul saan vist torti näksida välja. Ja ongi. Ja mida ma hommikul tavaliselt söön on see, et ostan krabinaid. Protein, hoian oma lihasid punnis, ostan proteiinikrabinaid. Ja siis põhimõtteliselt ongi söön krabinat. Panen sinna banaaniga sisse. Võib-olla teen ühe muna ka. Ja rohkem polegi, rohkem ei taha hommikul midagi. Nii see tšikk, kes tahab oma mingisuguse tüdrukute õhtu jaoks pilte minuga teha. See on siis see nii-öelda pidu, millest ma enne rääkisin, mida ma lähen pildistama. Helistas mulle just, ta rääkis umbes enam, mis ta enam-vähem tahab. Saats mulle ka mingid näidiseid, mida ta tahab enam-vähem umbes, kuidas võiks pilt välja näha. Ja kuna tema teeb pimedas pilte ilmselt, sest kell on umbes 7-9, tegelikult 7:45-9, siis see on ilmselt siuke suht pimedam aeg ja ma ei tea täpselt, kuidas minu kaamera pimedas toimib. Nii et ma lähen praegu välja
siis mul ongi hea võimalus testida oma kaamerat kohe ära. Et siis ma tean, kas mul on vaja rentida mingisugune väline korralik flash ka sellele. Sest sellel on ainult see originaal flash. Ilmselt on sellele vaja mingit korralikku valgustust juurde, sest muidu jäävad need pildid lihtsalt nii udused ja võib-olla ka pimedad. Kui kaamera töötab üllatavalt hästi pimedas. Panen ISO põhja 1600 peale ja töötab mega normaalselt, nii et ma saan väga korralikke pilte pimedas teha. Pärast arvutis muidugi saab õige tulemus, see tead, sest vahel on see ekraan siin väga petlik, sest see on nii väike. Aga praegu paistavad väga normid pildid, natuke järeltöötlust, ma arvan väga ideaalne. Väga eksitav kuulutus oli see, sellepärast kuulutuse peal oli kirjas, et terve apartment, aga nemad rendivad ühte tuba seal. Veits nõme nendest, et nad niimoodi misleadingu sellise tegid, aga vahet pole. Ma arvan, kõige mõistlikum variant on vaadata mingid stuudio apartmenti, mingid ühetoalised ja jah, sinna sisse minna, sest need on mingi 300 ja niimoodi. Seda väikest lensi väga vist pimedas ei kasuta, sellepärast et selle pead manuaalselt fokuseerima ja kui sa ei näe oma objekti väga selgelt, siis sa ei saa aru täpselt, kas ta on väga hästi fookuses või ta ei ole. Nii et see pole kõige targem otsus. Aga see siin, sellega saab juba midagi teha, sellepärast et sellel on automaatne fookus ja suht lihtne saada teravad pilte. Ahoi ja ilusat jõulugu algust kõigile. Täna on käes 1. detsember ja kell on umbes 21.00 midagi sellist ja tulin just töölt ja mulle tuli ka uudis, et pakk, mis on mulle Eestis saadetud, jõudis kohale. Nii et ma lähen praegu nüüd oma Couchsurfingu hosti juurde, kes oli mu Couchsurfingu host ja lähen vaatan, mis seal pakis siis on. Tegelikult ma tean enam-vähem, mis seal pakis on, aga lähen ma vaatan, mis seal pakis on. Kunagi veel iga kindel olla. Ja tegelikult on see ka, et see pakk tehti Austraalian Posti poolt tehti lahti, kuna seal oli, ma ei tea, skännerid näitasid midagi ilmselt, mida võib-olla ei tohi olla ja võib-olla siis võeti mingeid asju ära. Nii et lähme vaatame, mis on alles, mis ei ole. Aga ma loodan, et minu isiklikud asjad, mis mul väga vaja on seal alles. Nii et lähme vaatame. Aga muidugi ka lisaks 1. detsembrile, mis siis tähistab, ütleme siis meie jaoks sellist jõulude ja talve algust, on ja vähemalt Eestis, on igal juhul ka palgapäev minu jaoks. Et ma sain oma juba teise palga sain kätte ja vaikselt ka seda raha nagu tuleb, on ja. Ja kuhu ma kõnnin endab, ma ei saa aru. Kõnnin õigesse kohta. Vaatame, kas ma olen õiges kohas. Kas tuleb tuttav koht ette nendel, kes te mu eelmised vlog olete vaadanud? Minule on ta väga tuttav koht. Pumm. Going up. Actually, like, my socks are stinking, I'm sorry. I can put my shoes back on. No, you're right. Maxima kilekott Austraalias. Mida pekki? Praegu oleks nagu Eestis jälle. Aga siin on kõik stuff, mida minul vaja oli. Aga jah, nüüd ma olen tagasi kodu poole. Väike üllatuspakk on ka minu roommate'ile seal. Kasuisa üritab siis kaugelt Eestist seda sebida. Hea töö sulle, hea töö. Ma annan kindlasti teada, et see ei ole minult, vaid see on sinult. Nii et jah. Aga okei praegu. Jõu. Viska nukki mulle.